Hei, täna teeme läbi mõned lihtsad harjutused alaseljavalu leevendamiseks. Selle jaoks ei lähe sul midagi muud rohkemat vaja kui lihtsalt ühte matti. Ja alustuseks tule selili. Nii, kui sa oled jõudnud selili, jäta jalad esmalt kõveraks, aseta käed siia puusanukkidele ja alustame lihtsalt sellise väikese vaagna pöörde harjutusega. Hingad sisse, pöörad vaagna enda poole, puusanukid tulevad raiete poole ja hingad välja, lükkad puusanukid endast kergelt eemale. Tule uuesti, pööra vaagna enda poole, selg läheb vastu maad lamedaks ja välja hingates. Lase seljal vajuda ette, niimoodi, et sul tekib ruumi siia mati ja selja vahele. Tule veel mõned korrad, pööra endast eemale ja pööra enda poole. Iga liigutusega kuule hästi oma keha. Kui sa näiteks tunned praegu, et sinu selg on üsna hell, eriti siia sirutussuunale liikudes, siis peata tegevus selles amplituudis, kus sa tunned tugevat valu. Proovi hoida sellist mõnusat ilma suurema valuta tegemise amplituudi. Nii, pööra veel mõned korrad oma saba nii-öelda jalge vahele tõmmates ja seejärel eemale lükates. Nüüd järgmine kord, kui sa pöörad vaagna enda poole, tõmba ka üks põlv rinnale. Natukene kiiguta seda ühtepidi, teistpidi. Tee väikeseid ringe. Ja mine nende ringidega aina suuremaks. Paned vaikselt puusaliigese tööle. Teeme alaselja soojaks. Vaheta suunda, jällegi alusta pigem väiksematest ringidest. Ja mine nende ringidega aina suuremaks. Nii, vaheta jalga. Kõigepealt pööra vaagen üles, selg läheb lamedaks vastu maad ja siis tõmba põlv rinnale. Natukene kõiguta esmalt seda jalga ühtepidi, teistpidi. Ja seejärel tee mõned ringid. Alusta sellistest väiksematest. Ja liigu siis samm-sammult suuremate ringide suunas. Vaheta suunda. Võta jällegi esmalt selline valuvaba piisikene amplituud. Võib-olla sa ka siin tunned seda, et üks poos on ühtemoodi, teine teistmoodi. Siis ära suru ennast kuskilt tugevast valust läbi. Ja aseta jalad maha. Too põlved kokku, käed keha kõrvale ja alusta jalgade viimist ühele poole, teisele poole. Õlad on mõnusasti lõdvestunud, kael vaba, ülakeha püsib matil ja sa pöörad oma alaseljast järjest suurenevas amplituudis jalgu ühele poole ja teisele poole. Ka siin võib olla niimoodi, et ühele poole tunned ennast oluliselt mugavamalt kui teisele poole, siis ära endale liiga siin teel, lihtsalt jätka selles amplituudis, kuidas sina täna saad. Nii, tule veel mõned korrad. Ja aseta siit jalad nüüd matist laiemalt. Täitsa maha, kui sul puusaliigese liikuvusulatus lubab. Jätkame siit samamoodi pööramisega. Üks põlv vajub sisse, teine vajub eest ära. Ja teise poolega samamoodi. Sinu reied liiguvad nagu need aknaklaasi puhastajad või kojamehed. Üks sisse, teine samas rütmis eemale. Ja siin nüüd
proovi iga korraga viia mõlemad põlve rohkem mati poole, aga lähtu loomulikult oma valutaluvusest. Pöörad ühtepidi ja vaikselt teistpidi. Ja ka tempo võid loomulikult võtta palju rahulikumalt, kui selg on veel väga hell. Pöörad ja tuled veel ühe korra. Nii, hästi. Nüüd järgmise variandi jaoks kõverdad oma jalad. Tood kannad nii lähedale kehale, kui sa vähegi saad. Asetad käed keha kõrvale ja hoiad oma kaela õlavõtme suhteliselt vabana. Me alustame puusatõstetega, kus sa esmalt siis kõigepealt pöörad jällegi oma vaagna niipidi üles, et sul selg on kontaktis maaga, tunned, et raskus on kandadel, sa surud läbi kanna ennast ülesse. Hoiad 3, 2, 1 ja tood puusa rahulikult tagasi alla. Jätkad 3, 2, 1 ja tood puusa rahulikult alla. Nüüd pingutuse ajal ole kena, hoia oma käed hästi pikad sirged, õlad all, et sul need õlakesed siia kõrvade juurde ei tõuseks. Enne tõstet pööra selg vastu maad, vii raskus kandadele ja siin ülelavasendis samamoodi proovi teadlikult keha raskust suunata läbi kanna ja alla tulles lõdvestad korraks ära. Sa võid isegi korraks tõsta varvad, vaadata, kas sul on raskus kannal ja lased alla. Siin üleval asendis sa võid jälgida ka seda, et sul selg liialt kumeraks ei läheks, ehk siis hoia keralihased kenasti aktiivsena niimoodi, et sul roided ei turrita liialt välja. Ehk siis jällegi pöörad esmalt selja vastu maad, surud ennast läbi kanna ülesse, hoiad ja tuled tagasi alla. Tule veel ühe korra ja tagasi alla. Nii. Vahepeal harjutuse pausiks võid jällegi viia kas jalgu lihtsalt ühele poole, teisele poole. Või tõmba näiteks kas üks või mõlemad põlved endale siia rinnale natukene kiiguta, raputa see selg läbi. Me teeme selle sama harjutuse uuesti, aga teises seerias me lisame väikse nüansi, ehk siis me võtame oma käed toestusest ära. Kui sul oli juba see eelmine variant piisavalt raske, siis sa võid jätkata vabalt selle lihtsama versiooniga. Lihtsam versioon oli siis käed maas, tõstad puusad ülesse, tagasi alla ja nüüd raskem versioon, käed sirgelt enda ees, pöörad selja vastu maad, tõstad puusad, hoiad ja tuled tagasi alla. Midagi muud väga palju ei muutugi, kui see, et sa enam ei saa kasutada oma käte abi keharaskuse toetamiseks, vaid sa pead rohkem töötama oma alaeseme, tuhara ja kerelihastega. Ka siin asendis jälgi seda, et sa surud ennast pigem läbi kanna, pigistad siin üleval asendis veidi tuharalihasid kokku ja langetades lõdvestad korraks kõik. Ehk siis selg vastu maad, raskus läbi kanna, tõstad, hoiad 3, 2, 1 ja tuled rahulikult tagasi alla, lõdvestad. Jätka veel 3, 2 ja viimane kord 1. Nii, jällegi lõdvesta käed. Lase jalgadel vajuda ühtepidi, teistpidi. Kui sinu selg on väga tundlik, sa võid loomulikult teha seda harjutust ka väiksemas amplituudis või mõne korra vähem. Ja me kohe jätkame 3. seeriaga, mis on jällegi väike edasiarendus. Kui sulle tundus see versioon piisavalt tõhus, jätka sellega. Kui tahad, tule siis kaasa. Ehk siis 3. variant. Käed jäävad jällegi enda ette, õlad on vabalt. Tõstad puusad maast lahti ja sirutad ühe jala. Hoiad 3, 2, 1
jalg tagasi alla, puusad alla. Tuled teise jalaga, 3, 2, 1 ja tagasi alla. Nüüd, mida rohkem on sinu jalalapakesed koos, seda lihtsam on sul seda harjutust teha, seda lihtsam on sul hoida oma vaagel otse. Eks sa võid julgelt proovida esmalt jalad rohkem kokku tuua. Ja kui see muutub lihtsamaks, siis jalad natukene rohkem laiali. Nõuab juba sinu kerelihastelt rohkem tööd, et vaag on kenasti stabiilsena püsiks ja sa ei vajuks ei siis siit alla ega külje peale. Tule veel 2 korda mõlema poolega, tagasi alla, tõstad, sirutad, tuled tagasi alla ja viimased, sirutus, kõverdad, puus alla ja viimane kord, ilus sirutus ja tood tagasi alla. Hästi, tõmbasin ka põlved rinnale, raputa need jalad läbi, kõiguta veidi küljelt küljele, et suurem pinge välja saaks ja võid teha siin ka mõned sellised mõnusad ringid ühtepidi, teistpidi veidi tuharalihast masseerides. Nii, järgmise harjutuse jaoks sa jääd tegelikult samasse asendisse, sa oled selili ja tood jalad kõveralt õhku, käed enda ette. Selg on hoitud, astu maad ja siit asendisse sirutad oma parema jala, ütleme kuskil 45 kraadise nurga alla ja vasaku käe samamoodi 45 kraadi. Hoiad 3, 2, 1 ja vahetad. Tuled tagasi korra keskele, sirutad vasaku jala, parema käe, hoiad 3, 2, 1 ja vahetad uuesti. Jälgi siin, et kui sa oma käed-jalad sirutad, et su selja tagaosa jääks kontakti matiga. Ja vahetad veel korra. Ja hästi. Nüüd siin asendis, mida madalamale sa oma jäsemed viid, seda raskemaks muutub selle asendi hoidmine. Ja vastupidi, kui sa tunned, et see on juba liiast, siis jäta nii käsi kui jalg natukene kõrgemale, et sa saaksid paremini oma selga kontrollida. Tule veel mõned korrad. Ja võta väike paus. Jällegi põlved rinnale, kõiguta, kiiguta või lase nendel jalgadel veidi küljelt küljele käia. Kohe teeme läbi selle harjutuse raskema versiooni. Nii, raskema versiooni jaoks sa võid sättida ennast täpselt samasse asendisse, jalad kõveralt õhus, käed enda ees. Samamoodi sirutad oma vastaskäe vastasjala, aga nüüd need käsi ja jalg, mis sul siia ette jäid, sa proovid neid omavahel kokku suruda ja hoiad 3, 2, 1, vahetus. Teise poolega jällegi sirutad ja surud põlve kätt omavahel kokku 3, 2, 1, vahetus. Loomulikult sa võid jätkata ka selle eelmise versiooniga, kui sulle tundus see hetkel piisavalt tõhus. Ja ka siin kehtib sama reegel, et mida madalamal sa oma jäsemeid hoiad, nii seda sirget kätt kui jalga, seda raskem on sul hoida oma selga vastu maad ja sedagi rohkem tööd teevad sinu kerelihased. Tule veel 1-2 korda mõlema poolega. Proovi siin leida oma rütm. Ja eks ta ole siuke paras ahjugümnastika ka, kumb käsi, kumb jalg, aga peaasi, et siin diagonaalis väike pingutus toimub. Ja tule viimane kord, vaheta käsi jalg, suru kokku, 3, 2,
1 ja paus. Hästi. Õputa jalad läbi. Võid natukene seal loksutada. Siin on ka nii jalad kui ka käed. Ja siit liigume edasi külili asendisse. Nii, külili esmalt teeme natukene jälle lihtsama versiooni. Asetad endale käe pea alla. Keha on ilus pikk sirge, külje pealt vaadates ka ühel joonel kõik. Alumine jalg on aktiivne, ehk siis sa tõmbad varbad enda poole ja sa alustad siit lihtsalt sirge jala tõstmist külje peale. See amplituud ei pea olema üldse suur, ütleme selline 40-50 sentimeetrit. Ja sa proovid tõsta seda jalga niimoodi, et sul kand liigub eespool varvast. Ehk siis sa pöörad varba ja põlve allapoole vaatama, et sa saaksid veidi rohkem tööd just siia külmsesse tuharalihasesse. Peamine käsi võib olla sul siin niimoodi toetatult või puusal. Niimoodi sa pead veidi rohkem vaeva nägema, et ennast stabiilsena hoida. Ja sa jätkad ilma jalga vahepeal maha panemata 1-4-5 korda veel. Selg on täiesti paigal, ehk siis sa ei vaju siit ei ette ega taha ega külje peale. Ja sa peaksid tundma, et sul see tuhara väliskülg hakkab täitsa korralikult ära väsima. Nii, viimased korrad. Ja pane jalg maha, väike paus. Tõmba hoopis jalakesed siia omale lähemale veidi kõveraks küüru. Me kordame sama teise poolega ja siin sa võid siis enda lihtsalt teise külje keerata. Mina vahetan siit poolt, et sa ka paremini näeksid. Nii, sama lugu. Paned endale käe pea alla, keha on ilus pikk sirge, alumine jalg aktiivne, ehk siis tõmbad varbad enda poole. Peamine käsi alustuseks näiteks siia matile. Kerelihased on ka kergelt töös, et sa ümber ei kukuks ja alustad siit sellist rahulikku jalatõstet. Ja jalatõstmise ajal siis jälgid seda, et jalg liigub täpselt külje peale. Isegi võib-olla veidi tahapoole ja kand liigub eespool varvast. Ehk siis ma ei taha, et sa siia niimoodi lihtsalt spagaati teeksid, vaid pöörad varbad alla ja tõstad seda jalga küljelt ülesse. Siin oli siis nii-öelda edasi jõudnute variant see, et sa paned oma käe siia puusanukile, tunned ilusasti, et sul vaagna asend püsib otse, et sa ei vajusid kuidagi ei ette ega taha ega külje peale, vaid tööd teeb peamiselt tuharalihase keskmine osa ja veidi ka sinu kerelihased selleks, et sind kenasti stabiilsena püsti hoida. Tule tõsta veel 1, 3, 2 ja 1 ja väike paus. Tõmba jällegi jalad kõveraks, lase seljal tõmmata kergelt küüru või natukene ennast siin loksutada, lõdvestada. Ja me teeme ühe korra selle sama harjutuse veel läbi. Ehk siis vahetad külge. Sa võid jätkata täpselt selle sama variandiga või siis tule külg toenglamangusse, ehk siis kõverda oma alumine jalg niimoodi, et sa jääd põlvele toetuma. Too oma küünarnukk täpselt õla alla, tõsta ennast siia poolplangu asendisse ja jätkad sirge jala tõstmisega siin asendis. Toetas siis nii oma küünarvarrele, põlvevälisküljele, varbale ja liigutades sirget jalga jällegi sellises üsna väikses amplituudis, proovides teda viia nii üles, et kand liigub eespool varvast ja ilma liigselt siit kere keskosast kaasa liikumata. Tule veel 3, 2, 1
too ennast alla, tõmba jalad konksu, selg korra küüru, puhka asend ja lõdvesta selg ära. Nii, sama võimalus nüüd teise poolega. Ehk siis rinna rahulikult keera teine külg ja pööra ennast siia poolele. Jällegi lihtsam versioon, nii nagu alustasime, lihtsalt sirge jala tõste, täiesti olemas laual, vali kumb sulle paremini sobib praegu. Raskem versioon, jalad põlvest kõveraks, toetad küünarvarrele, küünarnukk jääb õla alla, keha moodustab ühe kena terve sirge, tõstad puusa ülesse ja jätkad siit sirge jala tõstetega niimoodi, et sul vaagen on paigal, ka küünarnukk on natuke liiga kaugel, saad lähemale tõmmata, on oluliselt mugavam asendit hoida. Kuigi mugav, ma selle kohta ei ütleks, aga on natukene vähem ebamugav. Nii, tule veel mõned korrad siit sirge jala tõsta. Peaksid täitsa korralikult tundma, et siin tuharelihas töötab. Ja tuleb too puus alla. Nii, pööra ennast nii pidi. Suurem ja raskem töö on tehtud. Kasutame mõnda harjutust ka lihtsalt veel lõdvestuseks. Tule korra selili, samamoodi lasen endal jalgadel nüüd üsna vabalt käia ühele teisele poole. Lõdvesta seljalihased, tuharelihased, kõhulihased ära. Nii, jäta jalad paigale. Too üks jalg üle teise niimoodi, et sa toetad oma labajala väliskülje või selle hüppeliigese välisosa siia põlve peale. Ja kui sa juba tunned siin, et see venitus on täitsa intensiivne siin reie välisküljes tuharas, siis jäägi siia või lihtsalt kergelt suru seda põlve endast eemale. Kui sa aga tahad intensiivsemat venitust, too see tugijalg täitsa endale lähemale, kas siis kätega siit ritte tagant võttes või näiteks, kui sul käed ei ulata, siis sa võid võtta siia mingi püksirihma või midagi sellist käepikenduseks. Proovi hoida omal kaelõlad vabad, et sa see üles ei jää väga pingsalt hoidma ja püsi siin asendis üks 10-15 sekundit. Sa võid ennast natukene ka küljelt küljele lihtsalt luuksutada ja tood tasapisi selle jala maha, asetad teise jalaga maha, raputad korraks jäsemed läbi ja teed täpselt sama asja teise poolega. Ehk siis jalg üle teise. Lihtsamas versioonis lihtsalt hoiad siin, sa võid tuua seda tugijalga endale lähemale, lükkad põlve endast eemale. Kui sa juba siin tunned, et siin reie taga tuharas on täiesti paras venitus, jää siia. Kui sa aga tahad venitust intensiivistada, tõmba see tugijalg enda poole, kas siis oma käte või mingi rihma või salli abil, aga hoia omal kael õlavööde vabana, õlad ka nii vabana kui saab ja püsi siin üks 10-15 sekundit. Samamoodi võid siin ennast natukene kõigutada küljelt küljele, aga võid ka püsida lihtsalt paigal. Nii, pane tugijalg tagasi maha, too kõverdatud jalg tagasi maha ja siruta siit välja üks oma jalakestest, teine too endale lähemale, tõmba teda korraks rinnale, asetada tagasi paika ja seejärel viida rahulikult üle teise sellisesse pöördeliigutusse liikudes. Et kui sa siin juba tunned, et mul siin tuharas alaseljas täitsa korralikult kisub, jää siia. Kui sa tahad rohkemat, siis liigu vaikselt selle põlvega aina
kaugemale maa poole, aga hoia omal vastaspoole õlg vastu maad. Sa võid selleks ta täitsa välja sirutada või siis lihtsalt siin allasendis ka tunneta seda, et sul õlanukid on kenasti kontaktis maaga. Püsi siin asendis üks 10-15 sekundit ja sa võid ka siin muuta natuke seda nurka, tuues jalga siis kas kõrgemale või endast kaugemale, otsides sellist nagu kõige magusamat venituse punkti täna sinu jaoks. Asendist välja tulekuks too käsi tagasi, kõverda jalg enda poole, pööra ennast mõnusasti tagasi keskele ja pane jalg tagasi omale kohale ja võta teine. Kõigepealt jällegi tõmba teda natukene enda poole, loksuta, saaputa ja seejärel tõmbata tasapisi üle teise, hoides siis vastasõlg vastu maad ja tunnetades, kuidas sinu kehapooled täna lubavad, et on täiesti okei, et üks pool on rohkem kinni kui teine, et ära ennast kuskilt üle valupiiri suru ja venitust sa võiksid tunda eelkõige siin tuhara välisküljes, leia välisküljes, võib-olla kergelt ka siin alaseljas või rinnalihases. Ja kui oled selle kätte saanud, siis jää lihtsalt püsima. Ebamugavuse puhul võid mängida sellega, kas see jalg on sul veidi rinnale rohkem lähemale tõmmatud või endast eemal, aga leia selline mõnus lõdvestus, venitus koht enda jaoks. Too jalg tagasi keskele, raputa veel korraks jäsemed läbi ja võid jääda siia, kas näiteks jalad kõverdatult, põlved koos või näiteks paned jalad kuskile palli või tooli peale toetuma ja lased seljal veel veidi puhata, lõdvestuda.